Tere tulemast Tarkvel teadvelooja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja mina olen täna siin koos enda abikaasa Tarvoga. Ja seda ühel kindlal põhjusel. Nimelt, me oleme juba mõnda aega omavahel avastanud teadliku paarisuhte dünaamikaid ja neid praktiseerinud oma suhtes. Ja kuna meie info välja on jõudnud päris palju selliseid olukordasid, kus me näeme, et tegelikult paarid on täiesti lahkuminekute ääre peal erinevatel põhjustel, siis me jõudsime sellesse kohta, et meil on vaja jagada, et me soovime jagada seda, mida me oleme ära näinud, mis puudutab teadlikku paarisuhet. Et võib-olla sellest infost saab olla abi teile või siis kellelegi, keda te teate, kes on just praegu hädas oma paarisuhtega seoses erinevate teemadega, aga mis põhiline teema on see, et naised lähevad teadlikkusega eest ära ja mehed ei taha tulla järgi. Ehk see on üks vaade, millest me räägime. Või ei oska tulla. Jah, või ei oska tulla. Ja. Ehk et soovid omalt poolt siia algusesse midagi öelda, kui me sisse lähme? Ei soovi veel teema kohta midagi jagada, aga mul tekkis selline väike inspiratsioon või tunne hoopis sind tänada. Ja see tegelikult haakub väga ka meie selle tänase temaatikaga, et naine juhib ja mees järgib. Ja see nüüd võib kõlada väga tagurlikuna selles mõttes, et meid on justkui õpetatud, et see on teistmoodi. Et mees juhib ja naine järgib. Aga kahjuks või õnneks on siin maailmas kõik asjad tagurpidi. See on niisugune kurb tõsiasi, milleni me oleme jõudnud, et kõik asjad, mis meile on öeldud, et vot see on nüüd nii, siis tavaliselt on just teisiti. Ja see on üks põnev seik, mida me täna siin tõenäoliselt hakkame ka mis hakkab lahti rulluma või mida me hakkame omalt poolt tutvustama ja tähelepanu juhtima. Aga et seda teha, tuleb au anda naisprintsiibile, kes oskab nendes kohtades, kus meesprintsiip jookseb tavaliselt kinni. See nii on. Mitte, et ma tahaks midagi vähendada või millegi arvelt midagi vähendada. Aga tänu oma kaasataiplikkusele olen mina jõudnud, kuhu mina olen jõudnud. Selge on see, et seal on veel palju muid aspekte, et see ei kooru ainult ühest kohast või ta ei ole lähtuv ainult ühest kohast. Aga mehe-naise suhetes või paarisuhetes, vähemalt praeguses ajahetkes, kus me viibime, selles teadvuse seisundis üleüldises plaanis, on naispoolel meile väga palju midagi õpetada või näidata. Ja sellest tingituna see kanal on olnud ka eeskätt Kadri kätetöö või ma tahaks öelda kätevili, milleni, ma arvan, mille kaudu ka paljud teist, kes on siis siiani kuulanud, on saanud midagi kasulikku endale. Ja täpselt samamoodi ta on andnud minu elule väga palju väärtust. Ja meestena meil tuleb osata taibata seda, et kus kohas see väärtus ka siis tuleb. See on ka oluline koht, seega ma väga südamest austan sind ja tänan seda kooslust, mis meil on. I feel you. Ja, igal juhul. Kus me siis alustame? Kus me siis alustame seda mega mahukat
teemat, mis puudutab paarisuhteid ja praegust ajajärku, kus väga paljud paarisuhted ikkagi lõpetavad lahkuminekuga. Ja me lähtume täna sellest punktist, et lahkumineku põhjus on erinevad teadvuse tasandid. Sest tegelikult see on, miks need lahkuminekud tekivad. Ja mis siis sellega peale hakata? Et kuidas siis tegelikult sellest olukorrast välja tulla nii, et ikkagi säästa maksimaalselt palju perekondasid, eesotsas lapsi ja perekondasid ja selle sees ka iseennast ja oma suhet. Sest et tegelikult lahkuminek on mõnes mõttes kõige lihtsam. See on nagu käega löömine või allaandmine. Ja üks asi, mis ei ole lasknud meil lahku minna, on see, et suhteliselt alguses, kui me kokku hakkasime, me tegelikult, see tuli siis läbi minu, tuli selline otsus ja kokkulepe, et me ei lase programmidel meie suhet lõhkuda, ehk et me ei lähe lahku programmide pealt, et kui me ühel hetkel peaksime minema lahku, siis päriselt täiesti puhtast kohast, nii et me mõlemad tunneme, et meie suhe on lõpetanud arengu ja et see ei saa enam kuidagi meie arengule kaasa aidata. No, ja et meil ei ole enam üksteisele midagi pakkuda. Yeah. Või seal võib ka mõni teine põhjus olla, aga see ei oma üldse tähtsust. Tähtsust omab see, et me ei tee seda selles kohas, kus see teekond on justkui poolik. Yeah. Ja programmide pealt lahkuminek ongi mõnes mõttes poole peal, sellepärast et me tegelikult ei peaks toimima programmide peal, ei esivanemate programmide peal ega ühiskonna programmide peal, vaid meie see baasalus, mille peal me peaksime toimima, on meie enda väärtused. Aga need kooruvad välja siis, kui sa vähendad enda programme ja saad enda programmidest teadlikumaks. Ehk et meie järgmine väga oluline verstapost oli see, kui me teadvustasime, et meil on vaja välja selgitada, mis on meie väärtused. Minu isiklikud väärtused, Tarvo isiklikud väärtused ja nendest tulenevalt me lõime ühise suhteruumi väärtused. Ehk et iga selline suhe omab energeetilist ruumi ja me selgitasime välja, mis on meie ühise suhteruumi väärtused. Ja nendele me hakkasime tuginema, ehk et mitte programmidele, ehk et programmid on see, kuidas peaks olema. Kuidas on ennem olnud, kuidas romantikafilmides näidatakse, mismoodi suhted peavad olema või kuidas naabrinaisel on või naabrimehel on, või siis kuidas me vanemad alati on teinud. Need on kõik kellegi teise kogemused ja programmeeringud, eriti filminduse põhjal romantikafilmid on, nad on nagu nii pahupidi keeranud selle, kuidas tegelikult üks eluterve suhe peaks olema. Ja kui me siis seda teemat enda jaoks avasime, siis me jõudsime väärtusteni ja saime aru sellest, et selleks, et ühel suhtel tekiks üldse midagi, mille peale tugineda, peavad selle suhtel olema ühised väärtused. Ise? Ma ütlen, et tegelikult ennem, kui me üldse nende väärtuste juurde jõudsime, oli veel üks verstapost ja neid võib olla mitmeid ja tõesti erinevatel paaridel võib olla väga erinevaid strateegiaid, kuidas ja mille nimel koos püsida või edasi liikuda ka siis, kui on väga kehva. Ka siis, kui on väga kehva, saab ikkagi valida, et mille nimel või mille pärast me seda teeme. Ja ma mäletan, et algusaegadel mul oli tegelikult 2 sõna, mis mind ühes hetkes inspireerisid. Nagu see kombo. Ma nagu nägin, et okei, see kombo saab olla toetav igas paari suhtes ja ta koosnes 2 poolest. Üks on austus ja teine on hoolivus või hoolimine või siis hoitus. Oleneb nagu, et millise nurga alt läheneda, aga põhimõtteliselt üks ja seesama asi. Ehk et kui mina austan ja hoolin ja kui teine pool austab ja hoolib, siis on võimalik, et üleüldse midagi saab arenema hakata.
et kui need osapooled on puudu, siis ütleme selles kogemuses või selles taust, ütleme pildis, mis on meie eludes eksisteerinud, ma julgen väita, et on väga keeruline paarisuhet tervelt või tervesse kohta juhtida, kui puudub austus ja hoidmine. Ehk siis, et need olid tegelikult sellised, ütleme, nurgakivid ja siis hilisem tuli nende peale või nende kaudu. Ja tegelikult, kui me jõuame nüüd nende väärtuste välja tuletamiseni, siis need austus ja hoitus mõnes mõttes olid alguses osa sellest, nendest väärtustest, sest need on ka väärtused. Ja kui me hakkasime siis sügavamalt vaatama, et okei, et mis siis tegelikult on meie jaoks oluline paari suhtes või mida me soovime, millist ruumi me soovime kogeda, siis need sõnad tegelikult, mis meile maandusid, on austus, ausus, avatus ja armastus. Ja need tulid esialgu. Yeah. Ja ütleme, et need on see baastuumik, aga mis on huvitav, et seal oli järjekordselt sama, see austus oli nagu esimene ja siis sellest kohast lähtuvalt on võimalik neid teisi väärtuseid justkui lauale tuua. Yeah. Ja see on niisugune nagu piltlikult öeldes võib siis ette kujutada seda, et need samad väärtused, mis ma just praegu nimetasin, on justkui nagu selle suhteruumi seinad, 4 seina või kindluse müürid või templimüürid või kuidas iganes keegi seda tahab ette kujutada. Ehk et kui meil on need väärtused paigas ja ühtlasi on need ka ruumi seinad või piirid, siis meie omavaheline kokkulepe on selline, et see kõik, mida me üksteisele selles ühises ruumis nagu väljendame või kuidas me oleme üksteise suhtes, põhineb nendel seintel ehk et väärtustel. Ja kui meid kumb ei vasta sellele, siis me saame seda nagu nähtavaks tuua ja teineteisele peegeldada. Et näiteks su käitumine ei ole praegu minu suhtes austav või ka sinu enda suhtes, see ei ole austav. Yeah. Ehk et seda me ruumi ei saa lubada. Ja ma pean ütlema, et sellest saadik tegelikult, kui me oleme need esimesed väärtused paika saanud, siis tegelikult meil ei ole olnud väga palju selliseid kohti, kus seda üldse nagu on olnud vaja meelde tuletada. Algusaegadel natuke oli, aga edaspidi see on kuidagi iseenesest kujunenud. Me tegelikult toimime nendel väärtustel juba iseeneslikult. Ja kui mingil põhjusel ei toimi või ütleme, kui tekib mingisugune situatsioon, kus me käitume siis selle ruumi väliselt, siis varem või hiljem me jõuame tagasi selle juurde, et oota, aga mis siis on oluline või mis hoiab meid koos või mis paneb meid ka nii-öelda keema või podisema koos, et seda nagu ühist pudru keetma, et mis see on. Ja üks asi, millest me oleme selles teekonnas nagu väga mitmel korral vaadelnud või saanud aru, et see on asi, millest ei saa üle ega ümber. Et kui mõnest asjast, kui saab veel natukene viilida või natukene mitte märgata või midagi sellist, siis ausus on selline nagu komponent, et kui seda putru nüüd tahta hästi keeta, et ta tõesti oleks maitsev hommikupuder või see kõige maitsevam puder, mis saab üldse olla, siis ilma selle komponendita seda kokku ei keeda. Lihtsalt ei ole võimalik. Ja see, mida me näeme või ütleme, oleme tõdenud siin ka enda arengutes, on see, et iga jumalamaa kord, kui kumb meist on ausamaks siis saanud ka iseenda suhtes, oma vajaduste suhtes. Eesotsas iseenda suhtes. Jah, et ikkagi nagu endast lähtuvalt ja on julgenud selle ruumi tuua sellisel viisil, et see on mulle oluline, see tõesti on mulle oluline. Parimad näited on võib-olla sinu reisil käimised,
või sellised, mis tulevad kohe meelde. Et noh, tavapäraselt paari suhtes on see, et kui naine läheb üksi kuhugile reisile, eriti veel näiteks soojamaa reisile või kaugele reisile, siis seda nagu vaadatakse natukene, et oota, et nagu, et mis mõttes on ju. Aga miks sa seal siis käisid? Ja ma olen juba paar korda käinud oma pead üksinda reisil. Tegelikult sellepärast, et kohtuda iseendaga. Sest et tihtipeale on niimoodi, et kui me oleme liiga kaua oma paarilisega koos ja meie dünaamikas on seda ikkagi päris palju, me oleme algusaega, esimestest päevadest peale ikka mega palju koos, nagu me ju töötame ka kodus ja meil on laps ja noh, ühesõnaga me oleme valinud olla väga palju koos, siis minu jaoks on olnud need nagu hingekutsa mu enda sees ühel hetkel, kui ma tunnen, et ma olen kuidagi kokku kuivanud ja ma ei ole endale piisavalt tähelepanu andnud ja kõiki seda, mida ma tegelikult vajan, siis ma olen aru saanud, et ma pean minema korraks olema nädal aega või isegi ma mäletan ükskord Maldiivid oli 2 nädalat enne, siis meil ei olnud veel väikest last. Selleks, et kohtuda uuesti iseendaga. Ja kui ma iseendaga olen ära kohtunud, siis ma tulen paari suhtesse tagasi täiesti teisest kohast, mis on nii minu enda jaoks värskendav kui ka minu kaaslase jaoks värskendav. Ehk et selleks, et üldse nagu magnetism saaks suhtes olla, selleks on vaja minna ja olla natuke eemal. Ehk et kui nagu 2 magnetit on koos, mis koos, siis seal pole midagi nagu tõmmata enam on ju. No nad ongi nii koos, et nagu tõmmet enam ei ole. Ja, aga siis selleks tuleb 1 magnet korraks eemale tõmmata ja hoida, laadida ja siis läheb see nagu laeng uuesti tugevaks. Et see on selline piltlik näide selle kohta, aga igal juhul kokkuvõttes üks oluline pikaajalise suhte oluline osa on see, et inimesed julgevad ausalt võtta aega iseenda jaoks, üksi olemise jaoks ja kommunikeerida seda, et ma vajan üksi olemise ruumi ja see on jumalast normaalne. Et see ei ole see, et ma ei armasta sind või sul on midagi viga või ma tahan sust eemale saada, vaid minul on vaja olla kontaktis iseendaga, see on inimlik vajadus, mida kõik võiksid lubada endale, sest et see tõesti aitab sul hiljem ka kommunikeerida oma kaaslasele seda, et mida sa paari suhtes vaja, et saad nagu ennast kuulata enda sees rahulikult ja laadida enda patareisi iseenda tähelepanuga. Jah, et see üksi olemise aeg, kusjuures me ei ole jõudnud veel seda teostama hakata päris niimoodi, ta küll nüüd on nii-öelda vabatahtlikult välja kujunenud niimoodi paaril korral, aga me vahepeal mõtlesime, et me hakkame kalendrisse panema üle 3 nädala, blokime ära nädalavahetuse, kus üks meist saab siis üksinda minna ja teha seda, mida ta tahab. Et terve reede õhtust pühapäeva õhtuni on vaba aeg ja mine ja tee seda, mida sa soovid, et kas sa tahad siis päris üksi olla või tahad sa näiteks oma emaga hoopis koos olla või mõne sõbraga või minna reisile või mis iganes. Aga võib-olla me isegi jõuame ühel hetkel sellisest kohta, et ongi kalendris konkreetselt sellised pikemad pausid, kus me mõlemad teame, et ükskord saab mina käia, teine kord saab Kadri käia ja et see on nii-öelda normaalne ja planeeritav juba ette, mitte et nagu viimases hetkes, kus on see, et ma täitsa pekkis, ma ei jaksa lihtsalt, ma ei kuule enam ma ei saa nagu endaga enam nagu normaalselt koos viibida. Et siis on juba tegelikult liiga hilja üksi minekuks, et see võiks olla nagu ennetatud. Jah, regulaarsem. Ja. Aga et sellist asja, see on lihtsalt üks vajadus, see on üks näide, see on nagu väike tilk lombis või meres, eks, aga mis garanteerib, et selline asi saab üldse juhtuda või toimuda, on see, kui inimene on aus, eeskätt iseendaga, aga ka paarilisega. Ja see ausus on ikka käib läbi mitmete erinevate tasandite, et selline reisile minek on võib-olla niuke nagu lihtsamate killast ja tõenäoliselt on keerulisemaid asju kordades rohkem kui neid lihtsamaid, kus ausaks jääda ei olegi nii lihtne. Nagu tõesti ei olegi nii lihtne. Aga millest me oleme aru saanud, et nimetatakse sellist asja nagu radikaalne ausus või lõpuni välja aus olemine, et see töötab kõige paremini ja see on järjekordne paradoks, sest seda kardetakse kõige rohkem. Enamus paarid
või enamus inimesed kardavad ausaks jääda, sest nad kardavad, et sellega kaasneb midagi, mis lõhub nende senise illusiooni ära. Näilise turvatunde. Ja siia mul tuli selle juurde kohe see koht, et meil on nagu paarisuhted on kulmineerunud sellisesse kohta, et me tegelikult ei olegi ausad üksteisega. Inimesed ei ole ausad üksteisega ja siis nad mõtlevad, et miks ei ole lähedust. Aga kui meie oleme avastanud seda, et nii kui midagi jääb rääkimata, nii kui on mõni asi, mis on kommunikeerimata ja ma enam ei ole aus, siis kohe tuleb energias suhte vahele ja lähedus läheb vähemaks. See nagu lihtsalt nagu uksed lähevad kinni ja see on energiast tuntav. Ja siis ongi niimoodi ühel hetkel istuvadki inimesed üks ühe pool diivani äärtine, teise poole scrollivad telefoni ja meil on ka neid hetki olnud, kus me oleme sellisesse nagu nii kaugel üksteisest vajunud. Ei, meil on ka hetki olnud, kus me oleme erinevates diivani nurkades ja arutanud seda, et siin nagu ei toimi need asjad enam, et see ei ole päris see, mida me tegelikult soovime. Just. Ja meil on nagu, ühesõnaga, meil on kuidagi selline julgus päris kiiresti tegelikult siis nähtavaks tuua selle, et mida me tahame siis ja mis ei sobi. Ja tegelikult see, mida me tahame, selgubki läbi selle, kui me teadvustame, et seda me küll ei taha. Et nagu, me oleme jõudnud oma suhtes sellisesse kohta ja see ei toida üldse nagu. Selles suhtes ma ei taha olla. Ei taha. Ja siis ongi see küsimus, et kas ma pean nüüd hakkama partnerit vahetama või me vahetame seda, kuidas me siin suhtes oleme. Või me vahetame sagedust. Nojah, põhimõtteliselt see sagedus vahetame. Ehk et väga tasub vaadata neid kohti, mida te tegelikult teadvustate juba, et sellisel viisil ma ei taha suhtes olla, see nagu ei toida absoluutselt. Kui sa juba märkad, mõtlemas ennast, et üksi on parem, mul oleks üksi lihtsam ja parem, siis on nagu väga vaja seda vaadata, et mida te saate selles suhtes muuta selleks, et see tegelikult toidaks, et te soovite selles jätkata. Eriti kui mängus on lapsed. Jah, eriti, aga ma arvan, et see on täiesti teema teiseks päevaks ja selline pikem ja ma ütleks, et nagu tõsisema noodiga, et see paneb südame sees värelema teistmoodi. Sest laste saamisest ei olda siin maailmas veel praktiliselt üldse aru saadud. See on nii tagurpidi, kui veel vähegi olla saab. Seda tehakse igasugusest romantikast ja jumal teab, mis mõtetest inimesi kontrollida, endale saada, kokku jääda, see bioloogiline kell, hormoonid, neid põhjuseid on igasuguseid. Aga see, et lapsed tulevad meid õpetama ja avama ja meid uutesse tasanditesse viima, see on nagu täitsa ära unustatud. Nad on siin selleks, et meid harida, et meie muutuksime tolerantsemateks, armastavamateks, kaastundlikemateks ja nii edasi. Ja ilma lasteta on väga keeruline selliseid omadusi kultiveerida. Väga keeruline, aga mida enamus vanemad teevad, nad ei pööra nendele aspektidele praktiliselt üldse tähelepanu. Nad peavad ennast targemaks, kuna nad on olnud kauem selles konkreetses kehastuses, kus nad on. Ja siis nad hakkavad lastele peale suruma programme. Või ette kirjutama, kuidas asjad peaks olema. Ja see on nagu, ma ütlen selle kohta, teeme täiesti eraldi saate. Ja, et see on nii nagu... Aga tuleme selle juurde tagasi, me alustasime seda, et tegelikult on, miks paari suhted laiali lähevad. Oota, miks me seda üldse teeme? Miks me otsustasime hakata seda tegema? Sellepärast, et me oleme aru saanud, et on liiga palju paari suhted, mis lähevad sellepärast laiali, et teadlikkuse tasand on erinev, ehk et ühe osapoole jaoks on vaimsus midagi vale. Et tänase saate selline nagu erilõik või alapealkiri, et vaimsus ei ole häbiasi. Ei ole häbiasi. Seda on väga paljudes, ma ütleks nagu kultuurikihtides tehtud häbiasjaks, kus ei mõisteta vaimsuse sisu
ja siis on lihtsam seda maha tampida või maha teha, kui mõista, mida see annab. Sest ta annab kordades rohkem kui ükski teine nähtus siin maailmas. Ma toon siia sellise väikse kleimeri juurde, et kui inimesed, kes ei ole puutunud kokku oma nagu vaimsusega, siis nad peavad vaimsuseks seda, et me peame joogapükstes ringi tatsama, mediteerima, ommi mantrat päevad läbi laskma ja täpp otsas ringi käima. Ma kuulsin sellist väljendit ka hiljuti. Ehk et spirituaalsust ja vaimsust seostatakse sellise, ma ei tea, trummimise ja selliste tantsimiste, mingite imelike kogunemistega, mis on võib-olla isegi meenutavad mingit sekte. Nüüd see on nagu üks vaade, aga millest meie räägime, mida me vaimsuse all silmas peame, on sinu isiklik ühendus iseenda hinge ja vaimuga ehk iseenda energia väljendusega, mis sa niikuinii oled. Ehk et sa oled hing, kellel on keha, mitte keha, kellel on hing. Ja nagu meil kõigil on hing, kõigil hingestatud inimestel on hing ja sellega tasub olla ühenduses, et üldse oma elus kuidagi täisväärtuslikumalt funktsioneerida. No, et üldse rõõmu tunda millestki. Selles mõttes, et kui hingeühendus puudub või oma nii-öelda südamega see, mis sul südames lustib, ta ei lusti, nagu lust ei eksisteeri eriti kusagil mujal. Kui me räägime sellest nagu rõõmust ja lustist, siis ta on südame nii-öelda ühendus millegiga, mis sulle pakub rõõmu, mis sulle teeb rõõmu, mis sind teeb rõõmsaks ja nii edasi. Ja kui sa tunned rõõmu enda elus, siis sa tead, et sa oled oma hingega või hingeteega, justkui see tee, mis on sulle mingis mõttes nagu määratud või mis põhjusel sa siia tulid ja miks sa siia kõike seda kogema tulid, et sa oled sellega ühenduses. Ja kui sa oled ennast sealt lahti lõiganud või lahti rebinud või võib-olla elu on sind korraks pillutanud niimoodi, et päris täpselt ei saa aru, kus see tee on või mis see tee on ja nii edasi, siis see tegelikult tähendab seda, et sa oled sellest ühendusest välja astunud. Aga see ühendus ei ole midagi sellist, mida saab nagu lõplikult ära lõpetada. Sellega saab justkui nagu ühenduses olla enda kõrgema teadvuse ja vaimuga või hingega või siis sellest ühendusest justkui väljuda, aga see ei tähenda seda, et see hing kuhugi ära kaoks. Ei ole sellist asja, et hing nüüd jätab su maha. See ei eksisteeri. Lihtsalt küsimus on selles, et mida sina valid ja kas sa valid ka vaimsust austada. Teisisõnu, kas sa valid iseennast austada? Kas sa valid oma partnerit austada? Kas sa valid oma vanemaid austada? Kas sa valid ka oma lapsi austada? Nagu see austuse sõna on ka siin üks niisugune nagu võtmeelement, sest kui sa seda ei tee, siis hoitusest me ei saa rääkida. Kui sa ei austa, siis sa ei hoia. Nii on. See on nagu selles mõttes, et täiesti mõtet oleks midagi teistsugust väita. Ja nüüd me oleme jõudnud sellisesse ajajärku, kus siis enamasti naised, vahest erandkordades on ka nii, et mees on ees ja naised ei tule järgi, aga nagu ütleme, laiem pilt on see, et naised on ärkanud või ärkamisteekonnal eespool ja rohkem ühenduses enda tunnetega. Ehk et tunded on hinge selline nagu väljendus. Meie närvisüsteem on hingega ühenduses ja kõik, mida me tunneme, on nagu hinge kaudu me tunneme seda. Ja naised on tunnetega rohkem kontaktis ja sellepärast ja naistel on emakas, mis on siis tegelikult selline portaal teadlikkusse. Ja see on lihtsalt tänapäeval aktiveerunud sellisel viisil, et naised ärkavad ennem. Tahtsid siia midagi juurde ise teha? Emakas on selline temaatika, millest ma arvan, me teeme mingi 10 saadet rahulikult. Ja, anyway. Nüüd ja kuna naised siis hakkavad selgemini, kiiremini aru saama, et kes nad on ja mida nad oma elult tahavad ja siis nad märkavad, et nad on
tulnud võib-olla paarisuhetesse valest kohest, ongi tulnud nagu programmide pealt või valukehade pealt või mingitel muudel põhjustel, mingid rahalistel põhjustel, mis iganes põhjustel hakanud kunagi oma mehega kokku ja siis ärkavad üles ja siis avastavad, et oota, okei, et ma tegelikult enam sellisel viisil ei taha või ma selliseid asju üldse enam ei väärtusta, et ma ei taha enam 4 korda nädalas seksida lihtsalt sellepärast, et nii tehakse, vaid ma tahan olla seksuaalses ühenduses sellepärast, et ma tahan olla pühas ühenduses läbi südame ja läbi sakraalkeskuse oma mehega niimoodi, et see tõstab meid täiesti teise dimensiooni ja see tekitab nagu metsiku loomisjõu ja sellise nagu tervendava energia, on ju. Ma tunnen, et ma tahan midagi sellist, mu hing teab, et selline asi eksisteerib, siis meeste jaoks võib tunduda see nagu, et oota, mis asja, me ei saagi enam 4 korda nädalas lihtsalt panna, vabandust väljenduse eest, aga nagu või oma stressi vähendada või maandada sinu peal, on ju. Et see on üks suur kommunikatsiooni koht ja üks suur nagu muunduse koht paarisuhetes, millest meil on vaja ka eraldi rääkida. See lõhub nii paljusi loomisalgeid, kui seksuaalenergiat valest kohast teha. Jah, valesti kasutada, et see sellepärast tõesti, et emakas on püha kraal. Kui siin otsitakse seda püha kraali, jumal teab, kus maailma nurgatagustest ja räägitakse igasugustest ristiretkedest ja kõikvõimalikest müütidest, siis ta on inimese sees ja ta on väga konkreetselt naiste rahva sees. Ta on olemas juba ja igas paari suhtes eksisteerib püha kraal. Jah. Ja kui nüüd mees oksendab oma pinged ja stressi naise püha kraali, siis naine tunneb, eriti kui naine on juba üles ärganud ja sügavamalt ühendus enda keha ja enda tunnetega, siis naine tunneb ennast täiesti kohutavalt. Nagu siuke tunne, et hakka uksele, nagu süda läheb pahaks, kõik hakkab keerama, sagedus läheb nii maha. Hullult halb on olla, sa ei taha seda, sa oled siuke tunne nagu prügikast, et keegi on susse nagu oksendanud, jah. Ja sellepärast naised ei soovi enam sellist seksuaalsust ja see on naiste koht kommunikeerida, et mismoodi te tegelikult soovite, et teie kehaga ümber käiakse. Kui te seda täpselt ise ka veel ei tea, siis harige ennast, seda informatsiooni on nagu nii palju, et mismoodi tegelikult naise kehaga oleks pühalikult võimalik ümber käia, sest seksuaalsus on püha. Seks ei ole mingi, okei, see on nauding ka, aga nauding on ka püha. Ja see saab tekkida ekstra pühas ruumis. Aga see seksuaalsus, mis on laialdaselt levinud, on väga väärastunud ja pornotööstuse poolt moonutatud viisil, et see energia, mida mees ja naine omavahel kultiveerivad, lihtsalt kasutatakse hoopis tumeda jõu teenimiseks. Ehk et kui teil ei ole, kui te ei kohtle teineteist seksuaalruumis pühana, siis võite lihtsalt infoks lihtsalt teile, et see energia ei jää teile, mida te seal koos loote ja te olete pärast rohkem väsinud ja vähem täidetud, kui te olite ennem. Ühesõnaga, tegelikult ei loogi energiat, vaid te madaldate teineteist. See madaldus. Ja siin on 2 aspekti, et me ei saa kunagi eraldada keha hingest. Ehk siis naise keha ja naise hing on üks ja see sama, nagu on mehe keha ja mehe hing on üks ja see sama. Ja kui me tuleme kokku ainult keha tasandil ja välistame hinge tasandi, siis me ei tulnud tegelikult kokku. Yeah. Igal juhul jõuame jälle selle juurde, et kui naine, see on nüüd mehed teile ja naised teile ka, et kui naine on oma tundlikkusse rohkem ärkanud, oma teadlikkusse rohkem ärkanud, siis ta võib hakata sinu reaalsuses käituma teistmoodi. Ta võib hakata valima iseennast rohkem ja väljendama seda, mida ta tegelikult soovib. See ei ole see koht, kus naist maha teha ja valeks teha. Et sa oled nüüd mingi vaid see on tegelikult see koht, et okei, kuidas ma saan ka sellesse kohta tulla, kus sa praegu oled. See on naise suhtes austav ja armastav käitumine. Ja sa ei pea seal mees
tundma ennast kuidagi vähemana või vähem väärtuslikuna või rumalana, vaid see, kuidas sa saad väljendada selles kohas oma küpsust, on see, et sa selles hetkes tunnistad, et kallis naine, ma näen, et sa oled näinud ära midagi, mida ma ei ole veel näinud, palun näita mulle, et me saaksime koos sellest kohast edasi minna. Et õpeta mulle ka. Jah. Selles mõttes, et see on huvitav, et meil on need väärtused kuidagi on sattunud A-tähega, et ausus ja austus ja tegelikult seal on ka andestus ja avatus ja selline avastamine, mis on täiesti omaette nähtus, kuid täpselt samamoodi on oluline alandlikkus. Alandlikkus õpetuse ja õpetaja ees. Ja kui see õpetus või see õpetaja on selles hetkes sinu naine või sinu kaasa, vahet ei ole, kumb ta on, siis ei ole mõtet seda maha teha, vaid see on üks parim asi, mis paari suhtesse saab tulla ja pahatihti või üsna tihti, võib öelda niimoodi, ta tuleb naise kaudu ühte või teist pidi. Ja siis on küsimus selles, kas mehel on piisavalt palju julgust aktsepteerida seda teadlikkust, mida tema naine talle näitab. Või tekib sinna mingisugune jonn või egotripp või mingisugune muu bullshit, mille peale või mille pealt tavaliselt siis trambitakse see pool maha, kes on püüdnud vaimsust justkui nagu valla päästa. Ja nagu kus kohas on siin vaimsus selles mõttes, et millal on kellegi maha tegemine olnud õige teguviis. Et siis see kategoriseerub mitteaustamise alla. Ehk et see ei ole austav mitte mingit pidi ja seda meie nagu näeme, et seda ei saa suhteruumi lubada. Miks ma peaksin inimesega, kellega ma olen kõige lähedasem üldse, kellega ma olen koos pere võib-olla loonud või pere loomas, kuidas saab olla niimoodi, et me ei ole austavad üksteise suhtes? Nagu millal see suhe siis üldse tugineb, kui seal austus puudub? Miks sa selle inimesega siis üldse koos oled, kui sa ei suuda austada oma meest või naist? No miks te üldse koos valite siis olla? Siis on vaja nagu, me ei ole austavad enam üksteise vastu. Miks me siis soovime koos olla? Siis on vaja hakata sellist küsimust küsima ja brutaalselt. Ja seal on vaja ausust ja see on järjekordselt ilma aususeta seda head putru ei keeda. Tee või tina, vahet ei ole, mis metalli või eliksiiri või mida iganes sa soovid teha. Ei saa. Aga nüüd, kui tulla tagasi sellega juurde korraks, et üks asi on see, et kui et mehes võiks säilida vastuvõtlikkus ja huvi selle suhtes, kuhu naine on jõudnud oma nägemisega. Siis teiselt pidi naiste puhul, mis on ülioluline, on see, et ükski mees ei taha tunda, et ta on kuidagi vähem väärtuslik või mitte piisav või mitte sobilik või ma ei tea, loll või midagi vähemat. Ehk et see kommunikatsioon mehele ei peaks tulema mitte sellest kohast, et sa heidad oma mehele midagi ette, vaid see kommunikatsioon mehele peaks tulema austavalt ja kutsuvalt. Ja ma arvan, et jätame selle ka natukene järgmisesse kohta. Ühesõnaga, et lihtsalt, et naine, et sa ise ei lõhuks ära seda võimalikkust, kus su mees tegelikult on avatud tulema sellesse ruumi, mille sa oled avastanud. Sellega, et sa ei heidet talle midagi ette või lükkad talle nagu, mina olen teinud seda viga kunagi oma ühes pikaajalises suhtes, kus ma ei osanud piisavalt, austavalt, armastavalt oma meest kaasa kutsuda sellesse teadlikkuse ruumi ja ma ikka ja jälle läbi väikeste vihjete võrdlesin teda teistega, näitasin talle seda võrdluse kohta ja tegelikult vähendasin teda ja vähendasin tema väärtust selles kohas, kus ta oli, teadvustades, et jah, mina selles hetkes eksisin. Täna tagantjärgi ma näen, et ma eksisin, ma oleks pidanud tegema seda hoopis teistmoodi. Ja Tarvo puhul
mis sinu jaoks on siis kõige parem töötanud? Ma ennem nagu jagaks või toonitaks veel üle, et ärge jumala eest võrrelge oma meest kellegi teisega, eriti tema ees. Nagu see on nii haige. See on täiesti tagurpidi. Teistpidi ka, nagu nagu mehed naisi ka on ju, et ei ole mõtet kellegiga võrrelda, sest et siis see tekitab automaatselt selle, et see, kes mina olen sellisena nagu ma olen, et see ei sobi. Mis siis, et selles on arenguruumi, meil kõigil on arenguruumi kogu aeg. See, et sa oled täna teatud teadlikkusega ei tähenda, et sa homme või olla juba natuke teadlikum. Meil on selline infoajastu, me võime nagu mis iganes informatsiooni saada ja me oleme õpivõimelised surmani. Ehk et ja sealt edasi. Jah, kui sa ei ole oma elus praegu siiamaani midagi teadvustanud või selgeks saanud, siis sul on võimekus seda juba homme saada, juba järgmisel sekundil saada. Targemaks. Ja miks ise panna endale see piir ja öelda, et ma ei tea, ma ei ole selline või ma ei ole kunagi selline olnud, ma olen selline. Nagu sa ise piirad sellega oma arengut ja oma suhtearengut ja võimalusi, mida veel siin elus kogeda. Et see on nagu, see on väga ebaküps valik niimoodi seda asja vaadata. Okei. Aga ikka me tulime selle juurde, et mis sinul on töötanud, kui mina kommunikeerin sulle? Kõige parem on alati eeskuju, ehk siis inimene mitte ei targuta ja ei räägi, et ma ei tea, raamatutes või filmis või see inimene või bla, 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 vaid et kuidas inimene on, kuidas ta ise midagi teeb. Ja mina võin olla väga järsk, jäik, ülekohtune, andestamatu, ma ütleks stresseerimatu, robustselt kivipäine. Võin olla väga vabalt ja ka väga nagu andestamatult tuline. Ma võin väga tuliselt selgeks teha, mida ma arvan või mida ma ei arva, sinnamaani välja, et ma ükskord oma sünnipäeval lihtsalt tõssin ühe külalise ukse taha, sest ta oli minu jaoks ebaviisakas. Ja tõesti ütlesin, et nüüd on aeg kodinad kokku panna ja lahkuda. Kas ma käitusin hästi? Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Aga sellist tuisku või tormi või tulisust ei peata sarnase tuisu ja tormi ja tulisusega. Ei peata. See ainult võimendab seda. Ja kui te tahate omavahel nagu klähvida ja kätsida ja nii edasi, siis tulisus loob tulisust. Või see tuisupäisus loob tuisupäisust. Ja siiamaani minu arvates kõige ilusam osa naiselikkusest, ma ei tea, kas ta on kõige veetlevam justkui, aga ikkagi suht koht kõige kaunim, on õrnus. Ja iga jumalama kord, kui Kadri on mulle oma helesiliste silmadega otsa vaadanud armastavalt ja öelnud, et see ei sobi mulle sellepärast, et see lõhub mind. Mul on valus. Ma ei saa sellega hakkama. Sinu tulisus on minu jaoks liiga palju. Siis mul ei ole mitte midagi muud teha, kui seda maha kruvida, sest mulle jõudis see sõnum kohale. Mulle jõudis ta kohale. Ja õrnus on imeravim. Imeravim. See peaks nagu suurte tähtedega. Õrnus ravib põhimõtteliselt kõik haavad ära. Ja see on naiselikkuse, see võlukunsti, ma tahaks öelda üks suurim nagu ingredient. Kindlasti on seal palju teisi asju ja võib-olla vahest ei olegi õrnus kõige olulisem, vahest on võib-olla otsekohesus hoopis olulisem, aga seda saab ka õrnemalt teha. Seda ei pea sellise tulise vürtsika viisiga tegema. Olukord on erinevaid, aga kui teie mees ei suuda toime tulla sellega, mis on teie vajadused ja kui te hakkate klähvima või kräunuma või mingisugusel muul viisil nii-öelda
kriipima mööda seda tahvlit või klaasi, siis sellest ei tule mitte midagi head. No ei tule. Ja õrnus on kunst omaette ja kui naine seda ei valda, siis ta peaks küsima, miks? Miks see on nii? Miks ma ei valda seda kunsti? Ja see tihtipeale tuleb sellesse kohta, et me ei ole seda kunagi ilus kogenud. Ja siis me ei teagi, kuidas seda täpselt teha. Sest et see minevik, kus me tuleme, on nii pime ja mitte teadlik, mitte küps. Ja see on lihtsalt selle nagu mineviku pärand meile. Aga kuna praegused energiat ja see ajastu, kuhu me oleme jõudnud, on väga soodustab teadlikuks saamist iseendast ja oma tunnetest ja sellest, milleks me võimelised oleme, siis tegelikult hästi lihtne on kasutada teisi inimesi, kes juba valdavad midagi, teiste inimeste pealt nagu seda vaadata, et kui sa ei ole kogenud seda õrnust ja ellust oma kodus, oma vanematelt, siis otsi keegi, kes saab sulle lihtsalt nagu olla nagu mentoriks sellega või lihtsalt nagu edasi anda sulle seda koodi, et sa nagu näed või tunned selle ära ja kuna see tegelikult on sinu loomulik olek, see on osa sinu loomulikust võimekusest olla õrn nagu kassipoega paitav õrn, siis tegelikult sa oskad seda ja see õrnus ei tähenda seda, et kui sa mehele kommunikeerid, see ei tähenda seda, et sa lähed samal ajal ohvrimeelsusesse või sellisesse, et sa lähed väest välja või et see on kuidagi midagi nagu nõrka, mitte selles mõttes, vaid vastupidi. See on, kui sa julged näidata välja oma nii-öelda haavatavust ja ise olla selles kohal, siis see on metsik tugevus. See on see, kus mees tegelikult saab aru, et sul on tõsi taga sellega, mida sa edastad. Ja see paneb mehe käituma ka teistmoodi, et see alandlikkus, millele ma ennem viitasin, siis alandlikkust ei teki siis, kui keegi sulle nagu surgib või susab või midagi ette näitab. Siis tavaliselt tekivad egode pealt teatud tüüpi konfliktid või nagu ego-konfliktid. Et alandlikkus tekib siis, kui midagi tuleb südamest. Nagu see härdus tekib siis, kui selles on selline siirus, aga ka tõsidus, et ma tõsimeeli soovin seda teisiti, ma vajan seda teisiti. Minu keha ja minu hing ei ole mängimiseks sellisel viisil, vaid ma vajan austust, ma vajan hellust, ma vajan, mis iganes see on, mida sa parasjagu vajad, võib-olla oma aega. Ja see on mu jaoks oluline. Ja kui sa väljendad seda, mis on sinu jaoks oluline, siis mees, austav mees, kellega sa suhtes oled, võiks tulla sellesse kohta kaasa, et ta austab seda, mida sa vajad ja ta lihtsalt nagu võimaldab seda ja vastupidi. No, mitte austav mees ei tee seda, aga siis sul on vaja enda käest küsida, et miks see nii on. Ja miks sa oled sellises suhtes, kus sind ei austata? Ja see on teise korra teema. Ja, ühesõnaga, me oleme täna päris palju rääkinud, me saime aru, et meil on aeg otsad kokku tõmmata ja jätkata oma mõttekäike järgmistes salvestustes. Igal juhul, kui sa oled veel siin ja see lõi sinu jaoks mingisugust väärtust või selgust, siis ole hea, pane like ja jaga. Ja kui sa veel meie kanalit ei jälgi, siis pane subscribe või jälgi. Ja. Et YouTube'i algoritmid oleksid minu ja meie materjalide jagamisel lahkemad ja me jooksime just nende inimesteni, kelle jaoks info on oluline. Ja kindlasti, kui siin midagi puudutas, ole hea, jäta kommentaar, see aitab meil ka aru saada paremini võib-olla milliseid teema osasi oleks vaja veel laiemalt käsitleda või kui tekkis mingi küsimus
võite kirjutada ka otse emailile, aga parem oleks eeskätt nende algoritmide mõttes, et see tõesti, et see info hakkaks levima hästi. Kõikvõimalikud kommentaarid on väga-väga teretulnud. Just. Aitäh ja näeme järgmistes videodes.